Viimased kallistused, head sõnad kaasa, mõnel juhul isegi poetatud pisar, tassitäis sooja jooki. See oli kõik tänane hommik Kaitseressursside Ameti ees. Teele lähetati selle aasta esimesed kutsealused. Oluline sündmus nii noorele, kes kaitseväkke läheb, aga ka tema lähedastele. Laps kaitseväkke? Jaa. Oled rahul? Olen. Kus ta läheb? Sõjaväepolitseisse. No, see on päris huvitav ju. Jaa. Kas ta ise tahtis või oli see nagu nii-öelda riigi? Noored ikka ise väga ei taha, et võib-olla väike huvi oli. Aga niimoodi ei oska öelda. Oli sellest pikalt kodus enne ka juttu, et mida, kuidas ja miks ja kui palju? Ikka ettevalmistused ikka mitu kuud kestnud. Riided, saapad, kõik, mis sinna vaja on. Saadad rahuliku sõnumiga ära? Jaa. Ootab juba. Olen valmis. Oled valmis? Sina ka? Kindlasti olen valmis. Kuhu Paldiskisse? Just nimelt. Sõjaväepolitsisse? Just. Miks selline vali? Nad just panisid mind. Ise panid? Jaa, ise panisid. Ma just läksin. Okei, miks ei? Miks mitte? Jaa, miks mitte? Mulle sobib kindlasti seda kõik. Esimesed õnnelikud saavad linnaloale juba 30. jaanuaril. 30. juba lastakse koju? Jah. Nii tuttu ei ole? No tundub küll. Kes läks nüüd? Poiss? Poeg? Poiss. Paldiskisse? Jah. Rahuliku südamega? Saatsite ära? Jah. Tahtis ta ise keeka minna? Ei. Ei tahtnud? Ei. Punnis vastu? Ei punninud vastu, aga läheb. Kuidas poiss? Oli valmis selleks kõik? Ikka, ootas ja. Ootas lausa? Ja, ta tahtis juba juulis minna, aga kohti polnud. Ma olen esimest noormest, kelle kohta öeldakse, tahtis nagu kangist ise minna. Siin ikka räägitakse, et ikkagi kahtlesid palju. Ei, seal ei ole midagi. See on väga, ma arvan, intensiivne aeg tuleb. See aasta on Kaitseväe jaoks eriline. Kutsutakse ajateenistusse oluliselt vähem noori kui varasematel aastatel. Oleme kokku komplekteerinud järgmise ajateenistusse minevate noorte arvu. See aasta on esimene kord, aga see aasta on natukene ka teistsugune kui ülejäänud aastad on olnud. See aasta on meil ainult üks minek, mis on siis suvel, juulikuus ja sellega ongi selle aasta minekud lõppenud. See aasta üldse on selles mõttes eriline aasta, et me võtame ainult 1200 ajateenijat, muidu me räägime suurusjärgust 4000. Et see on siis aeg, kui Kaitsevägi saab ka oma tegevväelasi välja õpetada, et uutele võimetele üleminek oleks võimalikult lihtne. Paljud noored, kes tahaksid sellel aastal minna, jäävad nüüd siiski ukse taha oma järjekorda ootama. Täna Kaitseväeteenistusega liitunud noorte puhul nähakse pikemas perspektiivis nende jätkamist Kaitseväes. Me oleme natukene ikkagi neid ka küsitlenud selles osas, aga keskmiselt me ütleme, et ajateenistuses kuskil natukene üle 7% tegevteenistusse tegelikult tuleb. Et eks me oleme üsna kindlad, et siin on suur hulk neid, kes ka oma tulevikus jõuavad Kaitseväega. Selle aasta 1200 kutsealuse seas on teenistusse asumas ka 13 tüdrukut. Üks neidudest Susanna alustab teed Paldiskisse sõjaväepolitseisse. Tahtis ta ise minna? Jaa, ta tahtis juba ammu tegelikult. Aga natuke on oodanud, et kas äkki läheb üle, aga ei läinud. Ei läinud. Aga sõjaväepolitsei, oli see tema enda soov või lihtsalt nagu pandi? Pandi nii. Teil ei olnud vist otsused selle vastu ka midagi, et jaa, ta võttis. Võided saab teenida. Jääb teil süda rahulikuks praegu? Jaa. Absoluutselt, mitte mingisugust närvi ja midagi? Ei, juba valmistame ette külaskäiku. No selle aasta esimene Kaitseväkke värvamine on käsil ja see aasta on selles mõttes ka omamoodi, et võetakse oluliselt vähem kaitseteenistusse kui tavaliselt. Mis selle põhjuseks on see lihtsalt, et inimesed vajavad ümberõpet ja Kaitsevägi peaks ka oma sisemist ressurssi natukene üle vaatama sellega seoses.